Attention. Ja siingi saavad mehed kenasti minema. Kaamerapilt muidugi jälgib praegu Ants Einsalu tegemisi tema masinal number 2 ja on mulluse võitjana kindlasti ka selle võistluse suur favoriit, Väike-Maarja mees, kes on sisesõudmise võistlustel mitte aastaid, vaid minu meelest või mäletamist mööda isegi aastakümneid käinud, no võib-olla 15 aastat, aga igal juhul selle ala tegija. Ja nagu öeldud ka siis tema juhib hetkel siis 2 võiduga 2 sisesõudmise sarja, mis on Eesti Sõudeliidu iga-aastane suur mõõduvõtt ja selles kokku 4 erinevat võistlust on jäänud, on meil 7. märtsil toimuv Eesti meistrivõistluste etapp Narvas ja see ka kindlasti saab olema proovikiviks paljudele tegijatele ja siin äsja nägime ka number 10 Antero Rossit, külalisvõistlejad Soomest, kes siis hetkel on juhtimas kõige vanemate meeste arvestuses M70+. Einsalu läheb oma teed, Aare Kuuseoks seiramas koos Mati Rebosega sealt 2.-3. positsioonil ja siin me siis näemegi, kuidas praegu kaamera jälgimas number 5 ja number 4 on siis vastavalt Mati Rebonen ja Olavi Tutt ja siin hetkel siis Ants Einsalu võitu võib hakata vaikselt juba ennustama, kuigi see ennustamine pidavat tänamatu töö olema ning Aare Kuuseoks ja Mati Rebonen vastavalt siis 2.-3. positsioonil ka väga innukalt nad liikumas on. Mis toimub seal nende taga, kas poodiumikohad on juba jagatud või võib suurde mängu veel keegi sekkuda? No kindlasti tuleb vaadata, mida suudab Mati Märtson, kes on ju ka hetkel päris kenasti liikumas ja sõuab masinal number 6. Aldur Parts ka on hästi esinenud ja tema siis number 3 all toimetamas, aga siin jah on näha, kuidas siis nüüd Ants Einsalu läheb täiesti oma teed, see vahe kasvab ja on juba järgnevatega väga-väga suureks kasvanud. Kõige vähem kaotabki talle Aare Kuuseoks 32 meetrit hetkel siis kaotusseisus Ants Einsalu. Ja see on päris võib-olla mitu paadi pikkust vee peal, nii et siis kujutate ette, kui võimsalt Ants Einsalu praegu liigub ja täiesti oma sõitu teeb ja teda võib nimetada suveräänseks selle sõidu siis valitsejaks. Aga Einsalu läheb oma teed nii nagu ka tundub, et Aare Kuuseoksale võib vaikselt hakata hõbemedalit välja käima, kui nüüd Mati Rebonen ei suuda veel viimases vaatuses midagi enamat pakkuda, kui ta seda praegu teeb, aga hetkel siis Rebonen on 3. positsioonil ja tema siis liigub masinal number 5 ja kaamerapilt ka vaatab praegu Ants Einsalu poole, vaatab, kuidas number 2 läheb oma teed, leiab võimaluse lõpus ka veel kiirendada. No on võib-olla natukene kangestunud ja lasi ka seal päris lõpus veel mõned sellised lihtsamad tõmbed, 3 minutit 10,2 sekundit kindlasti väärikas aeg, tagab Ants Einsalule võidu, palju õnne Ants selle ilusa tulemuse eest. 2. kohal aga sellest sõidust Aare Kuuseoks 3.19,1 ning 3. Mati Rebonen 3.22,4. Päris pikalt sama seis oli ka ekraanil ees ja vanemate meeste seas Antero Rossi number 10 3.35,6 ja veel on sõidus sees Anatoli Männi, kes siis 70+ vanusegrupist ka siin viimaseid tõmbeid teeb ja masinat number 9 juhib ja jõuab ka kohe tema finišisse. Nii et see sõit on teoks saanud, mehed on teinud tugevat tööd ja meie saame õige pea taas autasustamise lainele ennast kruttida, sest et kell 16.50 ehk et 5 minuti pärast.